Tere ja kaunist laupäeva kõigile Raadio Uno hommikuprogrammi poolt ja täna oleme palunud siia enne jõulu veel jõuludest rääkima Krunniga Vanamuti. Tere hommikust! No tere hommikust, jah! Te olete poole kohaga läinud tööle ka Päästeametisse. Kus ametipostil te siis täpsemalt töötate? No mina olengi nüüd seal Päästeametis põhimõtteliselt olen selline... Kiisu? No ei tahaks öelda, et kiisu, sisuliselt jah, minule siis allub see operatiivrühm, kes võtab vastu kõik operatiivkõned, me analüüsime ja sisuliselt mina otsustan, kuhu sõidab politsei, kuhu kiirabi, kuhu tuletõrje. Räägime ennem natukene siis ohtudest jõuluajal. Jah, nendest ohtudest võiks rääkida, no üks oht, kui me räägime nüüd meditsiini poole pealt, on muidugi ülesöömine ja ülejoomine, eks ole, ja see tekib ikkagi sellest rasvasest toidust, eks ole. Ja... Aga miks inimesed ei mõtle siis enne, kui nad sööma hakkavad? Ei no, küsimus on lihtsalt selles, et inimene ju mõtleb küll, aga inimene on viisakas eestlane, viisakas hommikul ta sööb ju seda, mis eilsest õhtust üle jäi ja mis siis jäi õhtust üle, ikkagi kartulisaladid, natuke kapsast kartulit ja siis sealiha, siis ta läheb tööle, sinna on ka niikuinii sekretär või siis keegi firmajuht toonud natukene kapsast, mida tuli vanema juurest kaasa võtnud, mida ta seal ei tahtnud süüa, siis peab nagu lõunaga seda sööma. Siis te lähete ju pärast tööpäeva, lähete veel ema juurest läbi, ema on teinud kapsast sealiha ja siis kartulit, siis te pukite viisakusest sealt, siis lähete veel kuskilt tädi onu juurest läbi, kes pakivad teile selle kaasa juurde koju ja siis ka ei ütle ära naise tehtud kapsale ja sealihale. Seetõttu te olete päev otsa siis rasvast ja väga rasket toitu söönud ja kuna see muidugi koormab magu ja organismi, tähendab ta jaksa seda niivõrd suurt rasvasisaldusega toitu seedida, see on üks asi, aga kuna eestlane ei söö ka seamoodi, vaid ikka võtab ikka pitsi viina ka enne toitu, no siis on ilmselge, et tervis vastu ei pea ja siis meil helistatakse ja tullakse siis erakorralise meditsiini vastuvõttu, kus me siis sisuliselt ei tee mitte midagi muud kui kunstlikult meelitame selle maost kõik välja, sisuliselt paneme näpud kurku, kõigem laseme näpud kurku panna ja siis selle toidu nii-öelda maost vabastada, kuid ega teisipidi, ega siis meil haiglas siis olla see öö ja siin nii-öelda kosuda ei ole ka tark, sest kui hommikul ärkade, siis ka meil haiglas jõuluajal on ju tegelikult hapukapsas sealiha ja siis kartulit, et sisuliselt ärge tulge ja siis palun väisake ja kulutage meie uksi, sest arst on ka inimene ja ausalt laske meil ka siin nüüd rahus natuke glögi limpsida. Kas pits viini ikka ka antakse või? No ikka antakse, meil on ju piiritus siin kõik kohad täis. No jõuluajal on üks asi, mida inimesed teevad kodus on tuli, ehk siis põletavad küünlaid, kaminasse tehakse tuld. Kuidas selle tuleohutusega nüüd tuleks... Siin tuleks olla nüüd äärmiselt ettevaatlik tulega, ma ütleksin, et mina oleksin tulega äärmiselt ettevaatlik ja ma ütleksin, me oleme oma grupiga, sellise töögrupiga välja töötanud täiesti uue... Te olete grupi peal? Ei, ma olen ühe grupi peal ja olen juht praegu ja me töötasime välja täiesti uue tuleohutuse eeskirja, kus siis punkt 1 on see, ära jätta tuld järelevalveta ja olge äärmiselt ettevaatlikud lahtise tulega ümberkäimisel. 112 ei helistata ainult tuletõrje ja siis meditsiiniliste probleemidega, vaid ka politsei probleemidega. Ma paluksin Eesti rahvalt, jätame sellel jõuluajal üksteise pussitamise ja kirvega tagajamise ära. Oleme see aasta sõbralikud. Ja nüüd ongi õige aeg mängida ette üks kõne, mis on saabunud Päästeameti operatiivtelefonile eelmiste jõulude ajal. 112 kuuleb. Allo! Kas päästeteenistus? Jaa, rääkige palun rahulikult, ärge minge endast välja. Mul põleb! Tähendab, mis teil on korrake? Mul põleb! Ma ei saa teie karjumisest aru, palun, öelge rahulikult. Mul põleb! Selge saime aru, teil põleb. Kust põleb? Suur tuba põleb! Aga kus teil veel põleb? Väike tuba põleb ka! Nii, ja kus te elate? Kodus! Nii, ja kus te kodu on? Seal, kus põleb! No kus teil täpselt põleb? Ma ütlesin, nüüd põleb juba kõik ka! Ärge palun karjuge, me ei hakka üldse muidu välja sõitma. Palun öelge oma nimi. Artur on nimi! Nii, hea küll, Artur. Isikukood. Kus ma selle võtan? Võtate passist, vaatate. Pass ka põleb! Kus teil pass on? Suures toas! Miks te suures toas passi hoiate? Passi tuleb hoida ikka enda ligi. Ma ei saa ju sinna minna. Ärge hüsteeritsege, me ei hakka välja sõitma. Kas on ka kannatanuid? Ma ei tea! Ema on kadunud.
kas ema võis olla suures toas? Jaa, ta istus kiirtoolis. Selge, aga äkki te saate koduste vahenditega ema ära tuua? Selge, kuidas ma ta tahan? No lihtsalt jooksete tulle, võtate mingi märja teki ümber ja päästate ema ära. Ja aga kas te tulete appi? Nii, kas majal on leegid juba katusest läbi? Ammu juba! No siis pole mõtet. Järgmine palun.